No tervist! Minu proua ütleb mulle tavaliselt, et paistan palju targem välja, kui ma suu kinni hoian. Sellepärast alustab tänast Loto kolmapäeva. Lotoelajas. Lotoelukas tutvustab teile täna selliseid kraabitavaid lotopileteid nagu Supernova, Eesti Loto 45 ja Eesti Vabariik 100. Las ta ise räägib. Tere! Oma Loto kolmapäeva alustame küsimusega. Küsimuse esitab lotoelaja Juhel. Aega vastamiseks on 5 sekundit. Kui kuulen sellist heli, siis selline vastus on juba pakutud. Küsimus. Mis või kes võib pikniku ära rikkuda? Pikniku? No ma ei tea, äkki vihm või suur tuul? Vale vastus. 5 sekundit on läbi. Küsisime, mis võib ära rikkuda pikniku. Vastus. Käpikõnd. Oh sa ulakas lotoelukas. No, kui see nüüd oli nali, siis mina sellest naljast küll aru ei saa. Mis mõttes kepikõnd? Kus on loogika? Ja üleüldse lotoelas. Meil on kogu pere kanal. Tere! Mina tunnen kanu. Kas te soovite mune? Otse munejalt kanalt tarbijale. Näh! Ei, mitte kana, vaid kanal. Kanal, kogu pere kanal. Ja me ei müü midagi ja ei osta, sest muidu on meil varsti kährikud ukse taga ja käsevad papi välja köhida. Et te teete siin YouTube'is kõva raha. Me tahame ka saada. Ei. Meil on sotsiaalmeedia, usu või ära usu, omast vabastajast, oma kulude ja kirjadega. Jah, täna kraabime Eesti Loto uut lotopiletit Eesti Vabariik 100. Mulle see lotopilet meeldib. Kujunduse poolest on see selline positiivselt isamaaline. Ütleks kohe, et pole paha, mulle meeldib. Samas teavitame ka kraabitava loto mängimiseks pead sa olema vähemalt 16 aastat vana ja kõige parem, kui sa loed selle jutu selle pileti tagaküljel läbi. Ja kui sa selle peaksid ostma, siis mõtle, ehk on sul oma rahaga midagi targemat teha. Ja kraapimiseks kasutame 1939. aasta Eesti Vabariigi 1 sendist. Ka see 1 sendine on asi, mis tõestab, et Eesti on päriselt olemas. Eesti ja eestlased ei ole välja mõeldud, kuigi mõnigi hädaldab ja ei saa aru, miks nad siin jalus tolgendavad ja miks nad ei haihtu. See on ju paha unenägu, hallutsinatsioon. Teeme silmad lahti, eestlased on kadunud. Siis oleks Berliinis ja Moskvas pidu. Tegelikult on meil õigus olla, kuigi levinud arusaam enda sõnul kultuursetes riikides on see, et kui riiki paberi peal ei eksisteeri, siis võib selle rahvast osta, müüa ja vahetada ja välja vahetada. Nagu kaupa, nagu Euroliit seda teeb või nagu NSV Liit seda tegi. Et siis nii. Aga piletil on 2 mänguvälja, boonusväljalt tuleb leida number 100 ja kui see seal on kirjas, see number 100, siis saad sa 100 eurot puhtalt kätte. Edasi tuleb aga kraapida lahti võidusümbolid ja piisab sellest, kui sa leiad minu sümbolite realt 1 võidusümboli. Siis sa oledki võitnud näidatud rahasumma. Edasi võiks aga rääkida seda, et Eesti Loto reklaamis on sees üks viga. Vaadake YouTube'ist või televiisorist, kui ei usu. Nimelt Eesti Loto 100 kraabitavat kiirloteriid müüakse muu hulgas kui Eesti sünniaastale pühendatud loteriid. Küsite, mis siin imelik on? On imelik, sest Eesti sünniaasta ei ole 1918 ega ka 1917. No tõepoolest, 1917. aasta 28. novembril loodi Eesti riik. Näiteks Eesti kui riik tänapäevases mõistes on 1 nädal vanem kui Soome riik ja see on tõsi. 1918. aasta 24. veebruaril andis Eesti riik teada, et Eesti riigi valitsemisvorm on vabariik. Tähendab,
Eesti ei ole kuningriik või keisririik või siis Nõukogude sotsialistlik vabariik. Eesti on lihtsalt vabariik. Ent Eestimaa kui selline on tunduvalt vanem. Ma võiks tuua näite, kuidas minu suguvõsa on elanud Eestimaal kindlasti viimased paarsada aastat ja ka neil paarisaja aasta tagustel esivanematel olid siin omakorda esivanemad. See, mida meie nimetame Eestimaaks, selle Eesti vanust loetakse tegelikult sinna 10 000 aasta kanti. Heal juhul on eksimus nii pluss-miinus paarsada aastat, kuid pigem mitte. Ja oma kogemusest võin öelda, et kindlasti kuni 95. vabariigi aastapäevani räägiti vabariigi aastapäevast alati kui vabariigi aastapäevast. Ja siis äkitselt Toomas Hendrik Ilvese teisel ametiajal hakati vabariigi aastapäevast rääkima lisaks kui Eestimaa sünnipäevast. Toon näite. Palju õnne Eestimaa, Eestimaa 97. Mina vaatan seda teksti ja kratsin kukalt ja mõtisklen endamisi, et kas tõesti Eestimaa 97 ei või olla. Kes näiteks töötavad või õpivad haridusasutustes, on ehk märganud, et varem oli vabariigi aastapäeval kooli teadete tahvlil kirjas Eesti Vabariik ja siis vastav number. Nüüd on kirjas Eestimaa ja vastav number. Ütlete, et pisiasi, tegelikult ei ole. Küsimus on põhimõtteline. Ilmselt on kuskilt asutustest, äkki ministeeriumist, ei tea küll millisest, või parteikontorist tulnud suunis või soovitus, kuidas meie vabariigi aastapäeva uues reaalsuses nimetada ja tähistada. Kindlasti on lühema mäluga rahvast lihtsam dresseerida. Meie kraabitav pilet ei võitnud midagi, kuid lotoelajas toob meile midagi. Vaatame siis, mismoodi näeb välja üks võidupilet. Nagu näha, boonusnumber on jälle vale. Tuleb vaadata võidusümboleid ja minu sümboleid. Kui panete tähele, siis võidusümbolite all on rukkis ja minu sümbolite väljal on näha rukkis. See tähendab 5 euri. Selle piletiga saame 5 eurit tagasi. Ja see on siis pilet, mille mänguväljad kraapisime lahti oma tagatoas, ilma kaamerata. Nii et lotoloomake, aitäh läbi astumast! Palju õnne! Eesti Vabariik 100. Kas te soovite lotopiletit? Jaa? Ei? Võib-olla? No aitäh, lotoelajas! Ja head aega! Hüvasti! Lõpetuseks veel biolainel jätkates. Meie laste tantsu ja laulupidu olla nüüd apartheidiriigi tunnus, kirjutab kultuuriväljaanne Sirp, loe ja imesta või loe Sirpi, saad vasaraga. Ka maksumaksja rahast ülalpeetav rahvusringhääling peab rahvapasaga ülevalamist sõnavabaduseks. Ja loomeliitudel, nii-öelda kultuuriinimestel on suu kinni. Ei tahagi nemad enam meiega koos kartulikoori süüa. Mis on juhtunud? Kuulmiseni ja nägemiseni.